Texase meditsiinilise spa endine omanik ja ettevõtte meditsiinidirektor seisavad mõlemad silmitsi mõrvasüüdistustega pärast seda, kui naine läks IV-infusioonile ega tulnud sealt elusana välja. Uurime väidetavalt ohtlikke tegevusi, mis toimusid kinniste uste taga ja miks võttis ametivõimudel aastaid aega süüdistuste esitamiseks. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Enne kui edasi lähme, tahan teile rääkida meie partnerist ja sponsorist, rakendusest nimega Upside. Upside annab teile lisaraha tagasi. Jah, lisaraha tagasi igapäevaste ostude pealt, nagu kütus, toidukaubad, kaasavõetav toit. Tehke nii, laadi Upside tasuta alla, valige pakkumine enam kui 100 000 asukohast. Makske nagu tavaliselt oma kaardiga. Kinnitate ostu ja nii lihtsalt saate raha tagasi. Näiteks, kui mul on vaja kütust osta või tahan ühel õhtul toitu kaasa võtta, otsin kõigepealt Upside'i pakkumisi. Pärast ostu ilmub raha minu rakendusse, mille saan otse oma pangakontole kanda. Muide, Upside'i sagedased kasutajad teenivad keskmiselt $154 aastas tagasi. Et hakata raha tagasi saama, klõpse kirjelduses oleval lingil või skaneeri QR-kood. Kasuta sooduskoodi Sidebar, et saada esimese paagitäie kütuse iga galloni eest, lisaks 25 senti boonust. 2023 aasta juulis ootas 47-aastane Jennifer Cleveland spa-päeva. 4 lapse ema, kes töötas kohalikus Texase raadiojaamas, postitas oma Facebooki lehele tsitaadi: Lux Med Spa by Amber Johnson paneb sind kindlasti ilusana tundma ja välja nägema. Aga vaid päev hiljem oli Jennifer surnud. See juhtus pärast seda, kui ta kaotas teadvuse selles spaas ja kuulutati haiglas surnuks. Ja sellest ajast alates on alustatud mitmeid uurimisi ning Texase seadustesse on lisatud isegi uus seadus, mis kannab Jenniferi nime, et muuta osariigi meditsiinispaad loodetavasti turvalisemaks. Sellest me hakkamegi rääkima. Nüüd me teame, et ettevõtte omanik Amber Johnson ja spa meditsiiniline juht Dr. Michael Gallagher seisavad silmitsi kokku 39 süüdistusega. See on kirjas hiljuti esitatud süüdistusaktides. Mõlemad andsid end sel nädalal Texase Freestone'i maakonna võimudele üles. Nad vabastati kautsjoni vastu. Sellest teatas väljaanne KWTX. Aga kuidas me siia jõudsime, eks? Mis juhtus Jenniferiga selles meditsiinilises spaas? Ja miks seisavad 2 erinevat inimest silmitsi nii tõsiste süüdistustega, kriminaalsüüdistustega? Ma tahan sellesse süveneda. On ka tsiviilasi, millest me samuti räägime. Nüüd kinnitas Johnsoni advokaat David E. Moore KWTX-ile, et Jennifer käis tõepoolest 10. juulil Lux Med spaas, kus Johnson alustas talle veenisisest ravi. Moore ütles uudistekanalile, et Jennifer oli allkirjastanud nõusolekuvormid, milles ta kinnitas, et ta ei võta mingeid ravimeid, tal ei ole kroonilisi haigusi ja ta ei ole arsti järelevalve all. Umbes 20 minutit hiljem pärast ravi alustamist ütles Jennifer Johnsonile, et ta ei tunne end hästi. Seetõttu palus Johnson tal istuda ja sügavalt hingata, kuid Jennifer kaotas teadvuse. Nüüd ütleb Moore, et Johnson alustas Jenniferil elustamist ja just siis leidis ta väidetavalt tema rinnahoidjast e-sigareti. Me räägime kohe lähemalt, miks see on oluline või võib olla oluline. Aga väidetavalt suutis Johnson Jenniferi hetkeks elustada. See on see, mida Moore ütles KWTX-ile, kuid siis muutus ta taas reageerimatuks. Väidetavalt üritas Johnson 2 korda helistada spa eeslaua telefonilt numbrile 911, väites, et liin oli hõivatud ja kõnedele ei vastatud. Huvitav, kas on olemas telefonikõnede andmed, mis võiksid neid kõnesid kinnitada? Ja lõpuks õnnestus tal ühendus saada oma isikliku mobiiltelefoniga. Jällegi, see on tema advokaadi sõnul. Kirabi viis Jenniferi kiiresti haiglasse, kuid politsei ütles KWTX-ile, et ta suri teel sinna. Nüüd teatas väljaanne KSNV Jenniferi lahkamisaruandest, milles väidetavalt öeldi, et Jennifer sai, tsitaat, veenisisese infusiooni, mis sisaldas B-vitamiini kompleksi, askorbiinhapet, tsüanokobalamiini ja TPN elektrolüüte. Tsüanokobalamiin on B12 vitamiini vorm. See on mõeldud vitamiinipuuduse raviks, kuid Texase meditsiininõukogu sõnul peab TPN elektrolüütlahuse määrama arst ja see on tsitaat. Teadaolevalt võib põhjustada tüsistusi selles sisalduva kaaliumkloriidi tõttu. KWTX teatab, et Jenniferi lõplikus lahkamisaruandes oli tema surmapõhjusena kirjas tsitaat, äkiline südamesurm ebaselge etioloogiaga. Kuid surmaviis, mis võiks olla loomulik õnnetusjuhtum, enesetapp või tapmine, oli märgitud teadmata. Nii et mõlemad need asjaolud on asjad, millega kaitseadvokaadid saavad töötada. Kui midagi pole lõplikult kindlaks tehtud, kas see jätab ruumi mõistlikuks kahtluseks. Väidetavalt märkis lahkamine ka seda, et veenisisese ravi manustamist ei saa praegu kindlasti välistada ega kinnitada kui võimalikku panustavat tegurit.
kuid IV-kott koguti sündmuskohalt ja selle sisu testiti ning ilmselt olid seal olemas TPN elektrolüüdid. Samuti väideti, et Jennifer oli saanud iganädalasi infusioone, kuid ei täpsustatud, mis tüüpi infusioonid need olid või kui kaua neid tehti. See on Cave-Clendeiksi andmetel. Siin on vastuväide, eks? Johnson, spa omanik, ilmselt või väidetavalt ei omanud meditsiinilitsentsi. Väide on, et tal ei oleks tohtinud olla võimalik retsepte saada ega neid välja kirjutada. Ametnikud väidavad, et ta suutis sellest mööda hiilida, tehes koostööd Dr. Michael Gallagheriga, Texase anestesioloogiga, kes oli märgitud SBA meditsiiniliseks juhiks. Ja päeval, mil Jennifer suri, oli tema advokaadi sõnul Gallagher tegelikult rohkem kui 100 miili kaugusel oma praktikas Friscos, Texases, kui Johnson suutis väidetavalt saada ravimeid, kasutades Gallagheri volitusi. Ja mäletate, ma mainisin seda e-sigaretti, mille Johnson väidetavalt leidis, kui ta üritas elustamist teha. Nii ütles advokaat Moore Cave-Clendeixile, et ta, tsiteerin, taotles, et Brayli Clevelandi rinnahoidesse peidetud e-sigaret testitaks kontrollitavate ainete suhtes. Lõplik lahanguaruanne näitas äkilist südame seiskumisega surma teadmata põhjusel, samuti oli lahangujärgne toksikoloogia märkimisväärne tramadooli ja trasodooni sisalduse poolest, millest kumbagi ei manustanud Amber Johnson. Seega võttis Texase peaprokuröri büroo juhtumi üle. Nad esitasid selle ilmselt suurvandekohtule ja said need süüdistused, mis esitati nii Johnsonile kui ka Gallagherile Freestone'i maakonnas. Süüdistusdokumentide kohaselt esitas vandekohus Johnsonile 14 süüdistust. Tapmine teise kuriteo toimepanemise käigus, teise astme surma põhjustamine, kuritegelikust hooletusest põhjustatud surm, 9 süüdistust ohtliku ravimi edastamises, arsti tegevus ilma litsentsita ning füüsiliste tõendite võltsimine või nendega manipuleerimine. Gallagherile esitati tema süüdistuse kohaselt veelgi rohkem süüdistusi, kuid paljud neist on sarnased Johnsoni omadega. Tapmine raskendavatel asjaoludel, teise astme tapmine, kriminaalne hooletus tapmise puhul, 9 süüdistust ohtliku ravimi edastamises, arsti tegevus ilma litsentsita, arsti tegevus Texase kutsealade seadustikku rikkudes. Ja kohtudokumentides näib olevat ka arvutused selle kohta, kui suur peaks olema iga süüdistatava kautsjon, sest mitme allika kohaselt andis Johnson end ise üles ja maksis $69 000 suuruse kautsjoni. Gallagher vabastati vanglast $96 500 suuruse kautsjoni vastu. Ma tahan natuke täpsemalt uurida nende väidetavate kuritegude üksikasju. Ma arvan, et see on oluline. Uurime seda kohe lähemalt koos Alia Robertsiga. Aga siin on kirjas, tsiteerin, Amber Johnson umbes 10. juulil 2023. Toona ja seal pani toime või üritas toime panna kuritegu, nimelt arsti tegevust ilma loata, põhjustades teisele inimesele kehavigastusi või ohtliku ravimi edastamist või pani toime või üritas toime panna tegu, mis on selgelt ohtlik inimelule, nimelt TPN elektrolüütide manustamist Jennifer Clevelandile, mis põhjustas Jennifer Clevelandi surma. Tapmine raskendavatel asjaoludel on natuke teissugune, eks? See ei ütle, et sa kavatsesid põhjustada Jenniferile surma, vaid et sa panid toime kuriteo, kavatsesid toime panna kuriteo ja selle tagajärjel keegi suri. Nüüd, tapmine ja kriminaalne hooletus, need on sõnastatud väga sarnaselt, aga jällegi, siin võib olla tegemist erinevate standarditega, hooletus, ettevaatamatus. Iga ohtliku ravimi edastamise süüdistus nimetab erinevat ravimit, mida Johnsonit süüdistatakse Jenniferile selle veenisisese kokteili osana andmises, märkides, et erinevad ravimid kannavad või peavad kandma märget ainult retsepti alusel. Ja ma tahan rõhutada süüdistust number 14. Nii et viimane süüdistus Johnsoni süüdistusaktis on füüsiliste tõenditega manipuleerimine või nende võltsimine, tsiteerin. Suur žürii esitab veel, et Amber Johnson umbes 7. mail 2025 teades, et uurimine või ametlik menetlus oli pooleli või käimas. Nimelt Jennifer Clevelandi surma uurimine, kus ta esitas või kasutas dokumenti või protokolli. Nimelt dokumenti või protokolli, mis sisaldas järgmisi lisamärkusi. Ja lisas TPN elektrolüüdid 10 ml ning kuupäevaga 10. juuni 2023. Teades, et see on vale ja kavatsusega mõjutada uurimise või ametliku menetluse kulgu või tulemust. See on päris tõsine süüdistus. Nüüd vaatasime üle siin viidatud kohtuasja, Cleveland Jette versus McKesson Jette. Nii et Jenniferi ellu jäänud perekond kaebas ilmselt kohtusse McKesson Medical Surgicali. See on ettevõte, mis aitab jagada ravimeid ja varustust, näiteks TPN elektrolüüte. Siin on veel teisi nimetatud kostjaid, Dr. Gallagher, Lux Med Spa ja Amber Johnson ise. Ja hageja algne hagiavaldus, mis esitati jaanuaris 2025, annab meile veidi rohkem teavet Lux Med Spa kohta.
tsitaat, vastavalt avaldusele, kostja Amber Johnson on teadaolevalt endine õpetajaabi, kellel tekkis umbes 2023 aasta kevadel idee avada meditsiiniline spa. Amber Johnsonit ei heidutanud tema meditsiinilise hariduse, väljaõppe ega litsentsi puudumine, ega ka asjaolu, et mittearstid ei tohi olla selliste asutuste enamusomanikud ning ta sõlmis rendilepingu Worthamis, Texases. Ta asutas ettevõtte Lux Med Spa by Amber Johnson LLC 12. aprillil 2023 ja pidas suure avamispeo järgmisel kuul. Muide, need on vaid süüdistused, kuid lugu jätkub. Texase seaduste kohaselt peab arst olema meditsiinilise spa enamusomanik ning spa peab olema loodud professionaalse organisatsioonina, näiteks PA, Professional Association, PLLC, Professional Limited Liability Company või PC, Professional Corporation. Kui Johnson asutas Lux Med Spa, loodi see kui LLC ehk osaühing ning tema oli märgitud ainuomanikuks. Nüüd sisaldab kokkuvõte ka rohkem väidetavat teavet Gallagheri oletatava seose kohta selle ettevõttega. Tsitaat. Ühise tuttava kaudu pöördus Johnson doktor Michael Gallagheri poole, et ta hakkaks Lux Med Spa meditsiiniliseks juhiks. Väidetavalt nõustus kostja doktor Gallagher olema meditsiiniline juht, kuigi ta ei allkirjastanud kunagi Lux Med Spa meditsiinilise juhi lepingut ning töötas ja elas rohkem kui 100 miili kaugusel Worthamist, Texases. Nüüd, selle kaebuse kohaselt külastas Gallagher tegelikku spaad, seda asukohta, ainult 3 korda. Ja siin tulebki mängu McKesson. Tsitaat. Kui kostja Amber Johnson avas Lux Med Spa, pöördusid tema ja doktor Gallagher McKessoni poole, et luua veebipõhine portaal, mille kaudu Johnson, kellel puudub meditsiiniline haridus või väljaõpe, saaks tellida ohtlikke retseptiravimeid, mis saadetakse otse Lux Med Spasse. Nüüd, kaebuse järgmine osa läheb veidi detailsemaks, kuid on oluline mõista, millist tüüpi ravimitega Johnson väidetavalt tegeles, hoolimata sellest, et talle heidetakse ette meditsiinilise kogemuse puudumist. Tsitaat. Kasutades McKessoni tellimisportaali, tellis kostja Amber Johnson täieliku parenteraalse toitmise elektrolüüte, TPN elektrolüüte, mis saadeti otse Lux Med Spasse. TPN elektrolüüdid on mõeldud kasutamiseks koos täieliku parenteraalse toitmise lisanditega, mida nimetatakse ka veenitoitmiseks, et pakkuda toitu patsientidele, kes ei saa toitu ja toitaineid suu kaudu tarbida. Tegelikult juhendas Pfizeri pakendi infoleht, mis oli kaasas McKessoni poolt levitatud TPN elektrolüütidega, et TPN elektrolüüdid tuleb enne manustamist lahjendada TPN lahuses. TPN elektrolüüte ei ole ette nähtud kasutamiseks veenisisese kokteili koostisosana. Tsitaat. Patsiendi ohutuse tagamiseks tuleks veenisisesed toitmisinfusioonid, eriti kui neile lisatakse elektrolüüte, manustada rangelt jälgitavas statsionaarses keskkonnas, kus on olemas erakorralise elustamise varustus ja väljaõppinud personal. Lux Med Spa ei olnud tervishoiuasutus, seal ei töötanud väljaõppinud tervishoiutöötajad ning seal puudus erakorralise elustamise varustus. Avaldus jätkub tsitaat. Preili Johnsoni advokaat märkis, et Jennifer kaotas teadvuse, kukkus maha ja tal puudus pulss. Kui Tilguti kott hiljem leiti, oli see tühi, mis näitas, et elektrolüüdid, mida tuli TPN lahuses manustada 8–12 tunni jooksul, manustas Amber Johnson Jennifer Clevelandile vähem kui 30 minutiga. Ja Hägi väidab, et McKesson lõi süsteemi, mis tegi ohtlike ravimite saatmise liiga lihtsaks. Kusjuures üks väidetest on, et surm on etteaimatav tagajärg TPN elektrolüütide saatmisel meditsiinilisse spaasse. Isegi Texase meditsiininõukogu, mis uuris Jenniferi surma, jõudis järeldusele, et TPN elektrolüütidel ei ole teadaolevat kasutust ega meditsiinilist näidustust meditsiinilise spa tingimustes. Nii et kõiki osapooli kaevatakse individuaalselt hooletuse eest kohtusse. Hagejad esitasid ka tervishoiuvastutuse nõude. Perekond nõuab $1 miljon või rohkem kahjutasu, tsiteerides, et see on Lux Med Spa hooletuse otsene ja vahetu tagajärg, nagu siin mainitud. Jennifer Cleveland suri ning Hagechad nii isiklikult kui ka esindajatena kogesid ja kogevad jätkuvalt abikaasa ja ema emotsionaalset kaotust, tema armastust, lohutust ja seltskonda ning tema rahalist toetust. Muide, McKesson üritas seda kohtuasja tagasi lükata, kuid see ei õnnestunud. Kohtunik keeldus sellest. Kohtuandmete kohaselt on asi jätkuvalt menetluses. Kohtuprotsess vandekohtuga on kavandatud selleks sügiseks.
Tulles tagasi praeguse kriminaalasja juurde, mainisin, et Dr. Gallagheri süüdistused on sarnased Johnsoni omadega, kuid talle esitatakse ka süüdistusi selles, et ta väidetavalt lubas Johnsonil kasutada oma arstilitsentsi. Samuti süüdistatakse teda Johnsoni abistamises ja kaasaaitamises. Näiteks loeb 19. punkt järgmiselt. Tsiteerin. Suursürii esitab veel, et Michael Gallagher 2023 aasta 10. juuli paiku tegutses siis ja seal. Tegeles arstitegevusega Texas Occupations Code'i rikkudes, aidates otseselt või kaudselt kaasa meditsiini praktiseerimisele isiku poolt, nimelt Amber Johnsoni poolt, kellel puudub Texase meditsiininõukogu poolt väljastatud arstilitsents. Ja pärast Jenniferi surma peatas Texase meditsiininõukogu distsiplinaarpaneel ajutiselt Gallagheri arstilitsentsi, öeldes, et tema tegevus kujutas ohtu Texase elanike turvalisusele. Nüüd taastati tema litsents. Kehtestati ranged tingimused. Texase meditsiininõukogu veebilehe andmetel ei tohi ta anda järelevalvet ega delegeerida, tsiteerin, ravimite väljakirjutamise õigust sellistele inimestele nagu arstid, assistendid või õed. Ja ta pidi läbima järelevalve ning osalema meditsiinilise järelevalve kursusel. Muide, see spa on vahepealt suletud. Ma tahan teile teada anda, et sellest tragöödiast tuli siiski ka häid uudiseid. Ma mõtlen, et sellest on raske midagi head leida, aga Jenniferi seadus jõustus 2025 aasta septembris. See nõuab, et kõik IV-ravi protseduurid Texase osariigis peab läbi viima litsentseeritud spetsialist. Eelnõu taga olevad huvirühmad ja seadusandjad loodavad, et see muudab veenisisese ravikeskused kogu osariigis turvalisemaks. Aga vaata, Gallagher Johnson, nad võivad nende süüdistuste eest süüdimõistmise korral saada aastakümneid vangistust. Ja ma tahan natuke rohkem aru saada kriminaalasjast, tsiviilasjast, sellest, kuidas need võivad omavahel seotud olla. Lähme selle juurde. Okei, ma tahan sellest natuke rohkem rääkida. Ja ma tahan kutsuda siia Aaliyah Robertsi, kes on kohtuasjade advokaat ja spetsialiseerub kõikidele nendele erinevatele kohtuasjadele. Ma olen siiski uudishimulik. See on ju teistsugune juhtum, eks? Ma mõtlen, kas sa oled näinud selliseid juhtumeid nii tsiviilõiguslikust kui ka kriminaalõiguslikust vaatenurgast. Kas sa oled midagi sellist varem näinud? Aitäh, et mind kutsusid, Jesse Weber. Nagu sa ütlesid, olen ma tavaliselt näinud seda tsiviilkohtumenetluses, kuid kriminaalmenetluses olen seda harva näinud. Mind huvitas väga näha ja lugeda kaebuste erinevusi. Samuti on huvitav, et nad esitasid mõlemale süüdistatavale mõrvasüüdistuse. Surma põhjustamine raske kuriteo toimepanemise käiguseks. See ei tähenda, et nad kavatsesid Jenniferit tappa, vaid seda, et nad panid tahtlikult toime raske kuriteoeks. Mõte sellest, et sa manustasid seda, kui sa ei oleks tohtinud ja ta suri. Kas see tundub sulle ebatavaline? Ma arvan, et nende asjaolude puhul ei ole see ebatavaline. Ja nagu me teame, mõnikord tahab prokuratuur ka sõnumit saata, eks? Ja ma arvan, et see on parim viis seda teha. See on kriminaalne käitumine. Me saame selle esitada süüdistusena kriminaalseaduse alusel vastavalt Texase karistusseadustikule. Seetõttu peaksime keelama ka teistel inimestel, kes võivad mõelda sellise käitumise peale või juba sellega tegelevad seda teha. Pane see käest, lõpeta see, mida sa teed ja lahku siit, sest sind võib kriminaalkorras süüdistada. Mida peaks žürii arvestama? Millist tõendusmaterjali tuleks esitada, kui räägime surma põhjustamisest raske kuriteo toimepanemise käigus, tapmisest või surma põhjustamisest kuritegeliku hooletuse tõttu? Õige. Esiteks peame vaatama kavatsust, eks? Peame vaatama mens rea elementi. Loomulikult ei pea me tapmise puhul kavatsust tõestama, sest meil on tegemist raske kuriteoga, eks? Meil on kavatsus tegeleda meditsiiniga ilma litsentsita, eks? Kavatsus manustada ravimeid ilma litsentseeritud meditsiinitöötaja olemata. Seega, selles osas peab vandekohus lihtsalt teadma, et need isikud ei ole arstid. Nad ei ole meditsiiniled, nad ei ole LPN-id, litsentseeritud õendustöötajad. Neil puudub meditsiiniline taust, välja arvatud see, et nad on assistendid või võib-olla töötavad nad spa valdkonnas. Ja kui see raske kuriteo element on olemas, ning keegi on selle tagajärjel surnud, eks selle tulemusena on olemas ohver ja ohver ei ole enam elus. Nii et ma arvan, et selle tõendamine, et neil puudub vajalik meditsiiniline taust, samuti selle näitamine, et nende käitumine põhjustas selle inimese surma, on oluline. See ongi tegelikult see, mida vandekohus peab teadma. Ja hoolimatus ja hooletus on veidi erinevad. Aga kui sa esitad väiteid, et tegid midagi, milleks sul polnud õigust, siis see on üsna ohtlik. Ma arvan, et sa võid need kastikesed ära märkida. Kindlasti, ma arvan, et see on natuke erinev, eks? Sest ilmselgelt, nagu sa ütlesid, hoolimatus ja hooletus on erinevad. Ma arvan, et oli tark mõlema eest süüdistus esitada. Sest kui sa ütled, et hoolimatust ei olnud, sest kui mina olen
tead, need isikud, kui mina olen süüdistatav, siis ma ütlen, et olen seda teraapiat palju kordi teinud, keegi pole surnud. Ja ma arvan, et nad ütlesid, et tema rinnahoidjast leiti e-sigaret, kui nad talle elustamist tegid. Nii et nad proovivad väita, et see e-sigareti kasutamine oli kuidagi seotud sellega. Aga päeva lõpuks, kui mina olen kaitse, siis ma ütlen, et olen seda teraapiat väga-väga palju kordi teinud ja selle tulemusena pole keegi kunagi surnud. Seetõttu võivad nad pääseda hoolimatusega, aga ikkagi on tegemist hooletusega, sest hoolimata sellest, et oled seda palju kordi teinud, piisab vaid ühest korrast. Ja nagu me praegu näeme, üks inimene suri. Nii et jah, põhimõtteliselt ma mõtlen, jah, see veip on tõesti huvitav. Ja olgu selge, nad on süütud, kuni nende süü on tõestatud. Siin tuleb ikkagi esitada tõendeid ja näha, kuidas nad seda teevad. Ma arvasin, et see oli huvitav, kui ma õigesti aru saan. Võib-olla ma ei saa. Aga Jennifer suri 2023 aastal. See juhtum minu arusaamise järgi esitati suurele vandekohtule 2026 aasta jaanuaris. Miks selline viivitus? Kas see on ebatavaline? Kas see on sellepärast, et tegemist on keerulise juhtumiga? Põhjuseid võib olla palju, eks? Ma arvan, et otsustamine, kas me läheme kriminaalkorras edasi või mitte, võib kindlasti mängida rolli selles, et oleks olemas kogu vajalik tõendusmaterjal, mida suurele vandekohtule esitada. See võib olla ka nii lihtne, et mõned olulised tõendid viibisid ja nad tahtsid olla kindlad, et neil on need tõendid olemas, et need suurele vandekohtule esitada. See võis olla ka midagi sellist, kus kulisside taga prokuratuuri seisukohast ei oldud kindlad, kas peaks selle asja jätma tsiviilasjaks või tuleks esitada kriminaalsüüdistus. See võis olla ka nii lihtne, et perekond seisis ise aktiivselt asja eest. Võib-olla otsustas prokuratuur alguses olemasoleva info põhjal, et nad ei esita kriminaalsüüdistust. Ja võib-olla kui info arenes ja nad said järjest rohkem tõendeid, otsustasid nad siiski kriminaalsüüdistuse esitada. Jennifer väidetavalt allkirjastas nõusoleku vormi. Kui see on tõsi, siis mida see tähendab vastutuse mõttes nii tsiviil- kui ka kriminaalõiguslikus kontekstis? Mõlemas kontekstis väidavad kostjad, et ta loobus kõigist oma õigustest, kuna allkirjastas selle konkreetse loobumisavalduse. Et ta loobus oma õigusest hagi esitada. Ta loobus oma õigusest esitada ükskõik millist tsiviilhagi. Kuid kriminaalasjades, isegi kui kostjad seda loobumisavaldust esitavad, ei tähenda see loobumine midagi. Ma allkirjastasin loobumisavalduse, et ma ei kaebasin kohtusse, aga nüüd ei ole ma enam elus. Nii et isegi kui ma selle vormi allkirjastan, olen kindel, et keegi ei saa nõustuda, et ma loobun oma õigustest saada mingisugust hüvitist selle tabajärjel, kui ma selle ravi tõttu suren. Või ka see argument, et ma andsin nõusoleku nendele asjaoludele, mis mulle tol hetkel esitati. Kui oli olemas teavet, mida väidetavalt varjati, siis see võiks olla võimalus sellest välja tulla. Aga kus üldiselt jookseb piir meditsiinilise rikkumise vahel? No oleme varem näinud mitmeid selliseid juhtumeid, eks. Keegi läheb mingile protseduurile ja midagi juhtub. Kui nad jäävad ellu, on nad sellest traumeeritud. Nad saavad vigastada, nad võivad esitada kohtuhagi. Kui nad ei jää ellu, võivad isegi nende ellu jäänud pereliikmed esitada ravivea hagi või surma põhjustamisega seotud hagi, erinevalt tegelikust kriminaalasjast. Kus see piir jookseb? Kes selle määrab? Nii, et meditsiinilise rikkumise puhul on esimene asi tsiviilõiguslik, eks? Ravivea asju menetletakse tsiviilasjana. Kui räägime raviveast, siis küsime, kas meditsiinitöötajate tegevus jäi alla arstiabi standardi. Ja see tähendab, et praktiseerivate arstide ja meditsiinitöötajatena on meil kohustus oma patsientide ees. On olemas teatud juhised, mida tuleb alati järgida, sest meditsiinitöötajad on andnud vande. Nii et kui osutatav ravi, et tegevused, mida te selle inimese puhul teete, jäävad alla nõutava ravistandardi. Mis tähendab, et mitte kõik arstid ei oleks nõus, et kui meil oleks sama patsient samades tingimustes, ei oleks me teatud käitumist ilmutanud. Nii, satumegi me ravivea küsimuseni. Nüüd, kui me räägime kriminaalsest aspektist, siis me ütleme, et need isikud rikkusid seadust, eks? Kogu selle asja mõte, miks ma arvan, et see jõuab kriminaalkohtusse, on see, et need isikud tegelesid meditsiiniga ilma vajaliku litsentsita, mis neil oleks pidanud olema, et meditsiiniga tegeleda. Nii et nüüd ongi kuriteo aspekt selles, et ma tegelen meditsiiniga ilma vajalike kvalifikatsioonideta. Ja minu käitumise tagajärjel, selle käitumise tõttu, mida ma tegin, on keegi kahjuks oma elu kaotanud. Ja nii jõuamegi kriminaalaspektini. Tundub, et paljud süüdistused ja võimalikud tõendid on omavahel läbi põimunud nii Johnsoni kui ka Gallagheri puhul. Kas näete olukorda, kus kui leitakse süü, siis puudutab see mõlemat? Või näete olukordi, kus üks neist kannab suuremat vastutust, potentsiaalselt rohkem vastutust kui teine?
rääkige mulle, mida te arvate, kas nende süüdistatavate jaoks võib olla erinevaid võimalikke tulemusi? noh, see sõltub ka sellest, kuidas süüdistatavad, teate küll, oma juhtumi üles ehitavad, eks. Eeldades, et neil mõlemal on oma advokaadid, kui nad hakkavad üksteisele näpuga näitama, eks. Üks ütleb näiteks, ma arvan, et Gallagher on juhendaja, tema ütleb, et ma ei olnud teadlik sellest käitumisest, mis toimus, ma ei kontrollinud seda infot. Ma ei teadnud, mis toimub, eks. Seega ei peaks ma vastutama, sest ma ei osalenud otseselt selles käitumises. Aga võib olla ka teine seisukoht, kus nad ütlevad, et mind juhendas Gallagher, sest Gallagher ütles mulle, kuidas seda kõike teha, kuidas seda tegelikult teha. Ta ütles mulle, mida tuleb teha ja ma pöördusin tema poole teabe saamiseks. Ja lisaks oli oluline asjaolu, kui märkmeid muudeti. Ma usun, et patsiendikaardi märkmeid muudeti ja ma ei tea, kuidas kindlaks teha, kes täpselt need muudatused tegi pärast seda, kui ohver suri. Braylee Cleveland suri. Nad läksid tagasi kaardi juurde ja hakkasid pärast juhtunud meditsiinikaardiga manipuleerima. Seega sõltuvalt sellest, kas on võimalik kindlaks teha, kes seda tegi, võib see siduda mõlemad kostjad, et mõlemad vastutusele võtta. Mis on nende kahevaheline seos? Milline on seos tsiviilhagi ja kriminaalasja vahel? Sest mõnikord, ja parandage mind, kui ma eksin, kui kostjad kattuvad, kas siis ei saa peatada tsiviilkohtumenetlust seni, kuni kriminaalasi lahendatakse? Või kuidas see toimib? Täpselt nii, Jesse, sul on õigus. Kriminaalasjad arutatakse tavaliselt esimesena, sest kriminaalasja tulemusena võib inimene kaotada oma vabaduse, eks ole. Mis puudutab vabadust ja vanglasse sattumist, siis sul ei ole enam õigusi. Kuna sinu õigused ja vabadus on kaalul, arutatakse kriminaalasju tavaliselt esimesena, sest tsiviilasjad puudutavad raha. Ja samuti, sa ei taha öelda midagi, mis võiks ohustada sinu õigusi kriminaalprotsessis, eks? Ma mõtlen, et tsiviilasjas on rohkem võimalusi sundida sind tunnistusi andma ja sa ei taha öelda midagi, mida saaks sinu vastu kasutada ning mis rikuks sinu õigust mitte ennast süüstada kriminaalasjas. Nii et on võimalus, et see lähebki nii. Teisisõnu, me näeme kriminaalasja tulemust enne, kui näeme tsiviilasja. Ja mis iganes juhtub kriminaalasjas, see ei määra tingimata, mis juhtub tsiviilasjas. Erinevad standardid, eks? Kindlasti. Ja seda ma tahtsingi öelda, Jesse. Meil on siin 2 erinevat standardit, eks. Kriminaalasjas on meil tõendamine väljaspool mõistlikku kahtlust ja tsiviilasjas on meil tõendite ülekaal. Nii et siin on 2 erinevat standardit. Üks neist on palju madalam, mistõttu olen peaaegu 100% kindel, et kriminaalasi läheb esimesena edasi. Muide, see mõte, ma mainisin seda varem, et Texase meditsiininõukogu distsiplinaarpaneel peatas ajutiselt Gallagheri arsti litsentsi. Siis see taastati. Nad kehtestasid ranged tingimused. Kas see on fakt, mis on oluline nii tsiviil kui ka kriminaalasjas? Kindlasti ja vähemalt selles ulatuses, et seda kasutatakse selle näitamiseks, et sellel isikul oli probleem oma litsentsiga, eks. See võib olla midagi nii väikest, mille peale me ütleme, et loomulikult oli neil probleem oma litsentsiga, sest nad ei järginud tingimata ravistandardit. See on argument, mida prokuratuur võib kasutada. Ma kindlasti vaatan ajakavasid, sest loomulikult peab mingisugune distsiplinaarmenetlus algama või käivituma enne, kui tegelik otsus tehakse. Kui mina oleksin prokurör, siis ma vaataksin, millist teavet neil oli alguses, et distsiplinaarmenetlust alustada. Ja kas see juhtus enne minu kohtuasja? Kas see juhtus selle kohtuasja ajal? Kas see juhtus pärast kohtuasja, et määrata ajakava ja öelda, et võib-olla poleks see isik pidanud meditsiini praktiseerima juba ammu enne Braylee Clevelandi surma? Muide, lõpetuseks, mida sa arvad Jenniferi seadusest? See jõustus 2025 aasta septembris. See nõuab, et kõik IV-raviprotseduurid Texase osariigis peab läbi viima litsentseeritud spetsialist. Ma tegelikult imestan, kas paljud inimesed vaatavad seda ja ütlevad, et kas see siis polnudki nii? Kas see polnudki see, mis toimus? Ma olen üks neist inimestest, Jesse, ma ütleksin sama asja. Noh, miks see siis alati nõutud ei olnud? Eriti kui meil on sellised asjad, et paljud inimesed kuulevad meetspaadest ja arvavad, et see on lihtsalt mõeldud näiteks botoksi või muude selliste asjade jaoks. Aga isegi sellised asjad nagu Botox, isegi sellised asjad nagu veiniteraapia, mis tunduvad väga lihtsad. See on ikkagi meditsiin, eks? See on ikkagi meditsiini praktiseerimine. Ikka peab olema inimene, kellel on litsents ja kes teab täpselt, kui palju ravimit manustada, et mitte kogemata kellegi surma põhjustada. Aaliyah Roberts on siin meile palju mõtteainet. Suur tänu, et aega leidsid. Ma hindan seda alati.
alati on rõõm, Jessie Weber, aitäh, et mind kutsusid. ja see ongi kõik, mida meil praegu Sidebaari saates teile pakkuda on. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jessie Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 ida aja järgi. näeme järgmisel korral.